SEB tiim on täiega valmis jooksma. Triin stardib juba poole tunni pärast. Esimene jooksja on Triin, pärast Triinu jooksen mina, siis on Anna-Liisa ja vaata, kes järgmisena on. Võtame stardieelsed kommentaarid SEB tiimilt. Annela, kuidas sa ennast tunned? Väga hästi. 2 päeva 42 kilomeetrit. Lebo. Või oli see 46? Lebo. Anel. Ma tunnen väga hästi. Kohvi saaks tunneks veel paremini. Kell on 7.52, stardini on jäänud natuke vähem kui tund. Teine vahetus. Kahjuks ei ole meil häid uudiseid, aga selline on elu. Annela, mis tunne on? Valus on, jah? Valus on ja see nii kahju on, seepärast, et ma olin sellest nii palju unistanud. Kui eelmine aasta, kui see üritus oli, siis ma teadsin, et ma tahan järgmine aasta sinna minna. Aga ma jooksin vähemalt esimesed peaaegu 16 kilomeetrit ära. Kõik on okei. Jah, ma lihtsalt loodan, et see saab mul maratonis korda. Aga 6 aja pärast saab korda või? 6 aega kannad elastiksidet, nõrga koormusega proovid käia, pigem mitte joosta. Annela, kuule, ei ole midagi. Ma sain just teada, et ma jooksen 36 kilomeetri asemel 60, aga ei ole midagi. Kõik on hästi. Nüüd on selline seis, et minu jaoks on see võistlus läbi. Ilmselt ei saa ma ka 6 aja pärast minna maratonile. Ma olen ääretult kahju selle üle, aga eks vaatab, mis elu toob. Aga mul on hea meel selle üle, et ma tegin oma meeskonna liikmetele vähemalt rõõmu, seepärast, et kohe kui nad kuulsid, et mina enam joosta ei saa, siis neil läks omavahel rabelemiseks, et kes minu asemel saab joosta ja kes rohkem saab joosta. Peep ja Triin siis võistlesid omavahel. Peep võitis. Nii et vähemalt ma tegin Peepule hea meelt. Ärkasin hommikul üles, mõtlesin, et tuleb üliäge nädalavahetus, jooksen, aga elu võtab pöördeid. Selle asemel, et joosta, saan õppida hoopis ratastooliga sõitmist. Haiglas pole ka ammu käinud, nii et täitsa lõbus. Hea on see, et need valuvaigistid hakkavad mõjuma. Tegelikult praegu on täiega nõme, kuna ma ei saa isegi jääda teistele kaasa elama. Aga ma tean, et nad on nii ägedad, et nad lõbutsevad minu eest ka. Aga mul on siiralt hea meel selle üle, et minu tiimikaaslased naudivad seda üritust täiega. Nad naudivad minu eest ka. Triin saatis just pildi, kus nad pastat söövad. Ma pole terve päeva midagi söönud, aga kuna mul on nii valus, siis mul ei isegi mitte kõhti. Aga mul on nagu nii hea meel, et neile meeldib see. Nüüd on selgunud kurb tõsiasi, et minu jalavigastus on tõsisem, kui ma oleksin osanud eales arvata. See jalg tuleb uuesti liikuma saada, aga mul puudub igasugune tahe, motivatsioon ja jõud, et arsti poolt tehtud jalaharjutusi tegema hakata. Ma lihtsalt ei jaksa, aga mugavus ei ole edasiviiv jõud. Vahet ei ole, et mul ei ole motivatsiooni ega tahet, ma lihtsalt hakkan neid harjutusi tegema ja loodan kogu südamest, et tegemise käigus läheb kergemaks ja tuleb ka veidikene motivatsiooni.